Tere ka minu poolt. Nii. Andke märku, kui ekraan on jagatud, näete. Ja on ilusti näha. Väga hea, super. Ühesõnaga, mina olen siis nagu Mari alguses ütleski, et Keskkonnaagentuurist ja tulen teile rääkima siis keskkonnaseire andmekogust või keskkonnaseire infosüsteemist ja praktiliste näidetega siis tutvustan ja näitan, kuidas keskkonnaandmeid, seireandmeid siit siis pärida saab. Et mis te praegu näete siin ekraanil on siis selle keskkonnaseire infosüsteemi avaleht. Et selle aadress on kese.envir.ee, et võite sinna paralleelselt juba minna või jätta siis meelde ja siis järgmine kord, kui te juhuks, kui te ei ole seda enne kuulnud või selle infosüsteemiga tutvunud. Et praegu oleme siis siin avalehel ja sisse logimata vaates ehk avalikus vaates ja siit avalehelt me näeme kohe, mis andmeid siit saab otsima hakata, välja pärida, et alates siis seireandmetest proovide ja vaatlustena ehk esimesel tasemel. Need on siis põhimõtteliselt kõige detailsemad seireandmed, mis meil siia kokku kogutud on. Siis teisel tasemel, mis on natukene siis teise täpsusega, et aasta või kuu täpsusega ja siis siit edasi läheb juba teatud spetsiifilisemaks, et hinnangud, mis siis käivad mere- ja siseveekogude kohta. Ja lisaks andmeridadele on ka siia esitatakse ka kohustuslikus korras seiretööde aruandeid ja kõik need kokku viib või pakib on nii-öelda seireprogrammid, et riiklikus keskkonnaseireprogrammis on nad siis niimoodi valdkonniti ära jaotatud. Ja siin allpool on kohe tegelikult ka, kui on huvi, et siis tutvuda, mis asi see kese siis täpselt on, et siin on lühikene kirjeldus sellest infosüsteemist, et siia me siis kokku kogumegi riikliku keskkonnaseireprogrammi, kalanduse riikliku andmekogumise programmi ja siis ka muid, mis panustavad või toetavad riiklikku keskkonnaseiret või üleüldse keskkonnaseire andmekogumist, et erinevatest uuringutest ja projektidest siis kogutavad ja laekuvad seireandmed. Ja avalike seireandmetega saab siis tutvuda igaüks. Ja tõsi on ka see, et meil on siin ka piiratud ligipääsuga andmeid. Ja need vajavad siis täiendavat kasutajaõigust. Ja mis on piiratud ligipääsuga andmed siin andmekogus? Need on siis andmed, mis ei ole veel avalikustatud, ootavad nii-öelda siis kinnitamist ja kontrollimist ja kinnitamist ja lõpetamist. Ja siis nad jõuavad avalikuks. Ja siis teine nüanss on siis need, et mis puudutavad esimese ja teise kaitsekategooria liikide asukoha andmeid. Et need on ka siis piiratud ligipääsuga. Nii, siis siit, kui minna edasi, kui me räägime natukene korraks siis kohe sellest piiratud ligipääsuga andmetest, et see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui me oleme siin avalikus vaates, siis ma avasin praegu vasakust menüüst seireandmed esimene tase. See on siis see põhiline koht, kust andmeid siis hakatagi otsima pärima, kui me räägime nendest andmeridadest. Ja paneme näiteks kõige tuntuma, minu jaoks kõige tuntuma esimese kaitsekategooria liigi. Neil on ka tihti mitu kirjet ladina keelest lähtuvalt ja paneme siia ka natukene ajalise piirangu, et me väga suurt andmehulka ei hakkaks kohe pärima. Nii.
siis kohe, kui see päring natuke võtab aega, siis tulemustesse siia alla tabelisse kohe me näeme, kuidas see siis välja paistab. Siin üleval juba tuli kiire info, et otsingu kriteeriumitele vastab üle 1000 andmerea. Ja vot näed, siin ongi siis tulemus käes ja me näeme siin nüüd, et osad on märgitud X-idega ja need ongi siis viitavadki sellele, et asukohad on salastatud. See kõik tuleneb siis looduskaitseseaduse siis nõuetest, tingimustest. Ja kui neid andmeid on vaja välja pärida niimoodi, et neid töödelda edasi, siis tuleb minna, vajutada siin otsingupaneelil nuppu CSV, mille ma vajutasin ja siis nüüd siin avanes aken andmete ekspordiks, genereerime faili ja kõik need andmed, mis meil siis siin on, et neid saab siis eksportida välja CSV formaadis. Et see siis laetakse teile arvutisse ja see siis paistab sellisena välja. Ja kui on teil Excelis tarkvara, siis loodetavasti tulevad need andmed ka niimoodi välja, et Exceli formaadis kõik andmeveerud on või andmed on siis veergudesse ka ilusti jaotatud. Kui seda ei ole, mõnikord on nad niimoodi komadega või semikoolonitega eraldatud, siis tuleb kasutada seda metoodikat, et ma soovitan, et avada tühi Excel ja siis siit andmed ja siin on näha tekst CSV failist ja siis natukene aega avaneb see. Siit tuleb valida siis see sobiv fail. Ja kõigil kesest allalaetavad andmetel ongi see vaikimisi detailselt alakriips ja seireandmed. Nii, siis avaneb selline olukord. Semikoolon on eraldajaks ja siis vajutasin praegu teist nuppu, et põhimõtteliselt laadi nuppu tuli vajutada. Nii, aga siit praegu läheme välja. Nii, lähme tagasi kese rakendusse. Nii, avalehele. Nüüd, kui te olete keskkonnaspetsialistid ja teil on vajadus ja õigus omada kasutajaõigust, infosüsteemi kasutajaõigust, siis selleks tuleb taotleda vabas vormis, esitada vabas vormis taotlus meile ja selleks tuleb kirjutadagi see kiri taotlus meiliaadressile kese@envir.ee ja ilmselt te vajategi ainult keskkonnaspetsialisti rolli. Ma lähen nüüd korraks samal ajal teise keskkonda, et siin kese.envir on live keskkond. Siin koolituse huvides ma liigun nüüd praegu kese pre-live keskkonda, mis on meil siis põhimõtteliselt ka koolituskeskkond ja siin me nüüd näeme, et ma olen sisse logitud keskkonnaspetsialistina. Kiirelt tutvustan seda, et meil on ka teisi rolle, mis me välja anname siin vastavalt siis vajadustele või siis mis tegevusi nad siin peavad tegema. Et lisaks siis keskkonnaspetsialisti rollile on peakasutaja roll
see on siis arusaadavalt infosüsteemi peakasutajal ja ka minul. Ja peakasutajal on siis ligipääs kogu infosüsteemile ja tema ülesandeks on ka siis olla see tugi ja luua neid kasutajaõiguseid, luua etteulatuvalt või vastavalt vajadustele siis, mis on vaja nüüd seiretööde ettevalmistamiseks, et seirekohad, seirenäitajad, metoodikad, siia infosüsteemi, et andmed saaks vastavalt ja korrektselt sisestatud. Ja siis on meil ametniku roll. See on siis neile, kes tellivad seiretöid ja võtavad seiretöid vastu. Ehk neil on siis ligipääs, kuidas nüüd täpsemalt öelda, näevad kõiki seiretöid, aga muuta saavad nad ainult endaga seotud seiretööde andmeid. Siis ametnikul on alati vastas seiraja, siit tagasi, seiraja roll, see on siis roll nendele, kes tulevad siia andmeid esitama, sisestama seiretööde alla. Ja need ongi need 3 põhilist rolli, tähendab keskkonnaspetsialisti roll, ametniku roll ja seiraja roll. Ja teie vajate üldiselt keskkonnaspetsialisti rolli või siis, kui te ei vaja otsest ligipääsu, piiratud ligipääsuga andmetele ja muudele kogu infosüsteemile, siis teile piisab võib-olla ka lihtsalt avalikust vaatest. Nii. Vajutame siit korraks, valin uuesti oma keskkonnaspetsialisti rolli. Nii. Kui siit avalehelt veel vaadata, et siin on näha, ma lähen praegu korraks tegelikult live-keskkonda, et kui andmeid vajavad inimesed sisestada, siis meil on ka siin siis aken, et esita seireandmeid. Et me nii-öelda siit saab ka siseneda keskkonda või siis siit ülevalt. Et kui teil on roll, kui teil ongi ka see keskkonnaspetsialisti õigus antud, siis tulete siia keskkonda tagasi, vajutate sisene nuppu, avaneb see riigi autentimise teenuse vaade, kust saate siis logida sisse kas ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga. Nii. Ja siin avalehelt me näeme veel seda, et meil on teavituste plokk, siin me siis tutvustame tutvustamegi igasugust uut infot, mis on seotud selle infosüsteemiga, vähemalt praegu, et näiteks siin hiljuti me olime ka lisanud lingi siis teatele, mis puudutab riikliku keskkonnaseire visualiseeritud tulemusi. Sellest räägiti ka minu mäletamist mööda ka paar kuud tagasi eelmisel või üle-eelmisel kohvihommikul, kui räägiti keskkonnaseire andmetest üldiselt ja nende kättesaadavusest ja milleks need on ja milleks neid kasutatakse. Siit saab siis liikuda edasi nende tulemusteni, mis viib siis praegu keskkonnaportaali. Ja siin siis nad järjepanu valdkonniti laekuvad. Võtame siin huvipärast see kompleksseire korraks. Vaatame siia korraks sisse ka. Et siin on need siis eelmise aasta viimaste tulemuste siis järeldused ja siin siis paremal pool avaneb see interaktiivne töölaud nende andmete osas. Nii, kui me läheme korraks avalehele tagasi, siis siit altpoolt veel on ka meil jalus, kus on erinevad kasulikud viited. Et siin on, ma siis rõhutan, juhendite link, korduma kippuvate küsimuste link ja ka avaandmete link, et keskkonnaseire andmed
vähemalt esimesel tasemel on ka avaandmetena kättesaadavad. Ja kui neile klõpsata, siis suunatakse teid keskkonnaportaali, et siin on siis põhimõtteliselt Keskkonnaseire infosüsteemi maandumisleht. Et lühike tutvustus sellest infosüsteemist. Ja siin ongi juhendid. Et juhendid on meil praegu andmete esitamise kohta erinevatest tegevuste vaatest ja kui me räägime andmete pärimisest, siis ma soovitan võtta kõrvale ka selle juhendi seireandmete pärimiseks. Ja siin hiljuti ma lisasin ka mõned sellised lühikesed videojuhendid, hääletud videojuhendid, et siin mõnede paari-kolme näite põhjal siis, et siin suurkiskjate näitel ja jõgede seire näitel ja kuidas teha ka seireandmete geopäringut. Ja siis siin all on ka üldisemad kordama kippuvad küsimused, et jah, milliseid andmeid see infosüsteemist näeb ja kuidas neid vaadata ja kas selleks on vaja ligipääsu täiendavalt. Nii. Ja ühesõnaga, siit jalusest on juhendid kättesaadavad ja abinupp, mis viib samuti samasse kohta, on siin vasakus menüüs, et siit saab ka liikuda sinna. Nii. Nüüd hea meelega ma läheksin kohe väga praktiliseks, et liigume siia, ma lähen nüüd siia koolituskeskkonda tagasi. Otsime selle ülesse. Nii, seireandmed esimene tase, olen sisse logitud ja teeme paar sellist konkreetsemat näidet ka. Et vahepeale ma ütlen seda, et tuleb nüüd äkki siin ka küsimus poll üles. Et küsime seda, et millised on need peamised seirevaldkonnad, mille kohta te vajaksite andmeid. Ja siis teine küsimus, mis võiks tuleb ka kohe otsa, on siis, et millistest allikatest olete hankinud või hangite praegu siis keskkonnaseire andmeid. Nii, aga lähme siis praktilise näite juurde. Ja praktiliseks näiteks ma võtan ette põhjavee seire ehk räägime näiteks põhjavee tasemest puuraukudes. Selleks soovitan mina kasutada siin just seirenäitaja lahtrit. Konkreetselt on põhjavee tasemel see näitaja, põhjavee tase absoluutkõrgusel. Valime selle ja siis me näeme, et on siin valik nüüd kinnitatud. Ja nüüd, kui me räägime kohalikust omavalitsusest, siis tal on konkreetselt piirkond kuskil Eestis, siis selleks teeme 2 varianti. Esmalt ma siin vajutasin laiendatud otsingu, avasin ja siin me näeme asukohta. Ja siin ma siis näiteks, mina paneksingi ühe valla, kirjutaks siia, paneme praegu Väike-Maarja. Ja meid huvitab näiteks viimase 5 aasta seireandmeid. Ja siis ma kasutan seda seireajaga alates filtrit, panen siia 1. jaanuar 2021 ehk 21 kuni 2025. Sellega ma tahan ka öelda seda, et andmed, mis siin on kättesaadavad, on üldiselt kõige viimasemad andmed on alati eelmise aasta andmed. Et kui me oleme praegu siin 2026 aastas, siis need andmed laekuvad üldiselt järgneval aastal alguses või esimeses pooles. Nii, ühesõnaga siin ma olen siis kõik
enda arvates vajalikud filtrid ära täitnud, seire aeg alates, seire näitaja ja asukoht. Ja panen otsima. Ja kui andmed on mõnikord palju, siis peabki natuke kannatust varuma, võtab mõned sekundid aega. Nii, tuli teada, et 7000 andmerida. Ja siis siit me näemegi neid andmeid. Ja neid andmeid, kui soovite ikkagi lähemalt vaadata, töödelda, siis soovitame ikka võtta jätkuvalt CSV-sse. Vaatasin CSV nupp. Nüüd ma olin sisse logitud keskkonnaspetsialisti rolli ja nüüd avanes mulle siin natukene rohkem võimalusi. Et kui ma olin avalikus vaates, siis oli väiksem aken ehk avalikule kasutajale on andmeveerud juba nii-öelda vaikimisi kokku lepitud, et avalikus vaates muuta neid ei saa, aga kui me oleme sisse logitud, siis on võimalus ka siin veerge täpsemalt vaadata ja võib-olla midagi juurde lisada või siis maha võtta. Ja siis siin on ka mall, et kui ma räägin põhjaveest, siis ma loodan, et võiks kõige parim mall ollagi just vesiproovid. Aga siin on jällegi üks aga, sest me räägime põhjavee tasemest, et võib-olla paneme igaks juhuks vali kõik praegu. Põhjavee tase on lihtsalt, pean ära siin mainima, et see ei ole proovinäitaja, see on vaatluse näitaja. Põhjavee taset vaadeldakse. Nii, ja siis paneme siin genereerima. Et see on väike selline nüanss, eriti põhjavee valdkonnas, mis tuleb võib-olla meelde jätta. Ühesõnaga, rohkem sinna sisse praegu ei vaatagi, et teeme põhjavee seires paar näidet veel. Et siin Väike-Maarja vald, see asukohaga saab teha ka teistmoodi, nii nagu ma seal abilehel näitasin juba, korraks lähme siia tagasi. Et siin all oli ka see videojuhend geopäringust ja tegelikult ka siin selles PDF-juhendis on ka sellist geopäringust lähemalt. Et geopäringuks tuleb minna siia seiramise kohtblokki ja siin me näeme vali piirkond kaardilt. Ja siis avaneb selline vaade, aken, kus on Eesti kaart. Ja siin on natukene teksti ja siia saab siis joonistada see endale sobiv vajalik piirkond. Ta kõige mugavam ei ole, pean ütlema. Et siin võiks olla tulevikus, tuleviku vaatest nüüd rääkides, et saaks kas või valida siis juba konkreetse või ära märkida konkreetne vald või mingisugune ala, mis meid huvitab või mis me vajame. Et siin peab praegu lihtsalt siis olema selline natuke joonistaja. Et kui ma Väike-Maarja valda siin enne valisin seal asukoht lahti, siis siin ma pean nagu joonistama, et siin vajutama ja siis joonistan polügooni põhimõtteliselt. Nii. Praegu võtsin siis sellise ala, et siin on näha, et 757 ruutkilomeetrit suur ala. Et siin on ka üleval siis väike allis kirjas ka piirang, et kui on üle 7000, siis päringut ei õnnestu teha. Nii. Ja põhimõtteliselt siis jälle otsima panna. Ja võib-olla see, miks ma valisin üldse
näiteks praegu Väike-Maarja vald või siis võib-olla võib proovida ka antud juhul Põhjavee valdkonnas, et see on see ka, et võib-olla üks asi võib-olla, mida ma soovitaks, et vaadata, mis see seirevõrk, milline kaetus seal on näiteks Põhja valdkonnas, et mind näiteks huvitab, siis ma lähen siia keskkonnaportaali vaatesse, lähen andmed ja kaarti korraks, mida tutvustatakse ka lähemalt pärast minu seda kese ettekannet. Et siin on keskkonnaseire ja siin on siis põhjavee seire. Et miks ma valisin praegu Väike-Maarja, oli see, et ma näen siin, et siin on hästi tihe seirevõrk. Samamoodi kogu see siin ala, me näeme, et siin see on siis täpsemalt Pandivere ja Põltsamaa nitraaditundlik ala. Et kui ma siia lääne poole vaatan, siis on seirevõrk nagu hõredam, et vähemalt siit ma teen lihtsalt sellise järelduse praegu, et konkreetselt siis Pandivere Põltsamaa piirkond ja Ida-Virumaa ja siis suuremad linnad ja asulad, need on siis äkki piisavalt hästi kaetud. Nii. Vot, nii üks võib-olla näide veel, ma siin nüüd tühjendasin vahepeal. Korraks siia avalehele tagasi, lähen uuesti seeriandmed esimene tase. Et ma ei tea, kuidas KOV-idele see võib-olla siit kormorane seireandmed pärida, siis kasutada liik takson välja. Ja jällegi siin pakub muidugi mitu varianti. Kuna ma ka nüüd see liigispetsialist ei ole, valin siit igaks juhuks kõik need 3 varianti, mis siin kormorani kohta on. Et ma praegu teisi kormorane siit ei hakka võtma. Ja nüüd siis lähme siia, et ma tean, et olen kuulnud, et Pärnu jõel on need probleemsed. Või siis ka seal Lahe piirkonnas. Et vaatame, mis andmeid siit siis tuleb, et muidugi panen igaks juhuks kaelise piirangu ka, et päris algusajast ka ei hakka siin praegu võtma. Võtame jälle viimase 5 aasta seire andmeid või proovime leida. Nii, siin võtab ilmselt aega natuke, just see päring siin toimetab. Lihtsalt sellepärast, et siin see liigiseosed on meil, kui on liigiseosed andmeridadega, siis ongi natukene mahukam see. Aga praegu tundub, et otsingul kriteeriumitele vastet ei leitud. Et mõnikord nii juhtub, et selle ei tasu pead norgu lasta, et siin saab, ma praegu siis otsin niimoodi, et ma ei pane Pärnu jõgi, võtan üldse selle ära. Et kuna ma täpselt ei tea, kus neid seireandmeid kogutakse praegu kormoranide kohta detailselt. Vaatame, kuidas nüüd tuleb, kui me siin võtsime selle seirekoha kriteeriumi maha. Aha, nii 700 andmerida.
vaatame huvi pärast, kus need siis siin on täpsemalt. Nii. Okei, siit paistab praegu, Viljandi piirkonnas Võist, see võiks olla kuskil Pärnumaal ja ühesõnaga selliseid päringuid saab ka teha. Nüüd tühjendame siin ära. Siis kui tulete esimest korda tegelikult siia vaatesse ja te täpselt ei tea, ei oskagi kohe nagu otsida millegi järgi aga teil on teada see seirevaldkond, mis teid huvitab, siis seirevaldkond põhimõtteliselt võrdubki see programm, see esimene lahter siin või filter. Et kui siia klõpsate, siis avaneb nimekiri. Soovitan ka kasutada seda nupukest siin, see on põhimõtteliselt sama, aga hierarhia aken, et siin on nagu tutvuda võib-olla lihtsam. Et siin näiteks tegime seda põhjaväe seiret, andmepäringut, siit saab siis vaadata lähemalt, et programmid on meil niimoodi, et siin on 4-tasemeline hierarhia ja noolekesed siis näitavad, et allpool on veel või et 4. tase on ka olemas. Et siis, kui me tegime seda põhjaväe tasemet, siis see käib põhjaväe kogumite koguse seire kohta. Kui me räägime näiteks keemiast, keemilistest näitajatest, siis seda tehakse, neid kogutakse, seiratakse siis põhjaväe kogumite keemilise seire programmis, kui me vähemalt räägime riiklikust seirest. Ja eraldi programm on ka põhjaväe puhul see nitraaditundliku ala põhjaväe seire, see siis käibki selle eelmainitud Pandivere ja Põltsamaa, Adavere nitraaditundliku ala kohta. Ja siit me näeme siis veel erinevaid valdkondi, mereseire, siseveekogude seire, jõed, järved, väikejärved ja mullaseire, eluslooduseire või täpsemalt elustiku mitmekesisuse seire. See on ka hästi mitmekülgne, mitmetahuline, nii nagu nimetus ka tegelikult ütleb, et erinevad loomaliigid ja taimeliigid ja seeneliigid, koosluste seired ja nii edasi. Ja välisõhuseire siin olemas ka ja mõned sellised võib-olla mitte nii tuntud, et kiirgusseire, seismoseire, kompleksseire. Ja osadel valdkondades andmeridu baasis ei ole väga, et need on näiteks kiirgusseire, seismoseire, need on siia esitatud aruannetena. Et sinna me läheme ka, vaatame mingil hetkel kohe lähemalt sisse. Nii. Ja siis kui programmi või siis valdkonna järgi pärida, siis saab edasi liikuda seireaega kasutada. Ja seiretööd ei soovita, seiretöö on pigem, see on väga, see on siis, kui te teate mingit konkreetset projekti või seiretööd, et kui me siia kirjutan näiteks, vaatame, või siis väikejärved, et siin on need seiretööd siis erinevate aastate kohta. Et seireandmed kogutaksegi aastapõhiselt seiretööd kaupa. Ja
Nii, kui siit natuke edasi on proovimaatriks, see siis on, see on nüüd siis proovi näitajate kohta konkreetselt, nii nagu nimetus ütleb, et see tuleb nagu meelde jätta natukene, et nii nagu ma põhjavee puhul ka rääkisin, et siin on põhjavesi olemas. Aga kui selle proovimaatriks põhjavesi järgi otsida, siis see ei otsi välja teile põhjavee taseme näitajaid. Aga te saate kõik need keemilised tulemused, näitajad kätte. Kui me eriti kas või nitraaditundliku ala kohta, siit näiteks võtame siit piirkonnaks, Põltsamaa piirkond. Ja siin aja ka igaks juhuks. Ja siin proovimaatriksis on siis erinevaid, et siin tasub tutvuda lähemalt, kui olete esimest korda siin, et siin on elustik, siis ka, siin on väga palju alates elustikust kuni välisooni välja on niimoodi ära jaotatud. Ja järgmine lahter on grupp, see on juba, põhimõtteliselt me läheme siin detailsemaks, et siin me näeme siis juba, kui me räägime näiteks füüsikas, keemilistest näitajatest, siis siin on näitajad on jaotatud elustiku näitajateks, siis setetes, muldades ja pinnases ja vees on kõik eraldi siin grupeeritud. Et kui me näiteks räägime elusooduse seirest, siis elusooduse seire andmed on seotud elustiku grupiga. Aga muidugi ka elutalootus, mida tähendab siis, kui me räägime jõgedest ja järvedest, siis seal ka seiratakse hüdrobioloogiat ehk vee elustikku, siis see on ka see asjakohane siin. Nii. Veelustiku puhul on ka muidugi võib-olla täpsemalt, tuleks rääkida täpsemalt ehk fütopentusest, fütoplanktonist, zooplanktonist, suurselgrootud. Sellised, et siin on natukene vaja tõesti ka võib-olla erialast teadmist. Ja kui siit edasi minna, see läheb veel täpsemaks ehk alamgrupp ja see on siis konkreetselt keemiliste ühendite grupeerimine või veel detailsem grupeerimine. Nii nagu me siin nimekirjas näeme, et need dioksiinid, fluoriidid, pestitsiidid, kõik need erinevad PAH-id lühenditega, PFOS, ravimijäägid, fenoolid, VOC-id. Ja kui me siia paremale poole vaatame, siis seerumise koht võib-olla see on võib-olla teile veel tähtsam, et otsite piirkonna järgi või mingi ruumiobjekti järgi, et on seirekoht, mil siin siis otsitakse konkreetse punkti järgi, et kui teil on teada. Siis seotud seirejaam samamoodi punkti järgi, aga kui selle filtri järgi pärida või kriteeriumi järgi pärida, siis see on mõeldud selleks, et kui on kuidas öelda, põhiseirejaam ja selle all, te teate, et selle alla kuuluvad ka mõõtekohad, mis on üksteisega tehniliselt seotud, siis kui pärida selle põhijaama järgi, siis saab tulemustesse ka seotud mõõtekohtade andmed.
Vaat, ja siis siit tuleb veekogu, me räägime siin jõgedest, nii nagu ma siin enne proovisin, Pärnu jõgi või mõni järv, Võrtsjärv. Siis siit järgmisena seirekogum. Et see on siis veemajandusüksuste kaupa vist, kui ma ei eksi. Et kui me räägime näiteks Pärnu jõgi, siis siin on näha, et Pärnu jõgi on jaotatud erinevateks gruppideks või kogumiteks. Ja see käib ka põhjavee kogumite kohta. Nii. Aga ma rääkisin enne siin põgusalt juba vihjasin aruannetena, et lähme korraks avalehelt tagasi. Siin seirearuanded, kui tahate ainult seirearuandeid ehk PDF ja faile pärida, vaadata või seiretöid lähemalt, siis on siin seiretööde aruanded link siin avalehel. Sama link on ka siin vasakus menüüs seirearuanded. Ja siit saab siis pärida neid siis aruandeid või seiretööde kaupa aruandeid. Võtame siit praegu selle põhjavee seire. Põhjavee seire on teisel tasemel, sinna alla kuuluvad siis, nii nagu mainisin, kogusuneline seire, keemiline seire, nitraaditundlik seire. Ja siin on siis need aruanded, mis on siis seiretööd ja nende aruanded kättesaadavad. Vaatame siin, mis siin praegu, hetkel siin koolituskeskkonnas, et 2024 on viimane siin hetkel kättesaadav, aga laivis peaks olema hilisem ka. Ja siis, kui siia klõpsasin, siis avaneb selline vaade, kus me näeme põhiandmeid, et kuhu programmi see seiretöö ja aruanded kuuluvad, mis on selle täitmise viis, et on riiklik seiretöö. Kui on projektidest räägime, siis siin ongi sõna projekt ja on näha ka, kes selle seiretöö teostas, antud juhul Eesti Keskkonnauuringute Keskus ja tellijaks Kliimaministeerium. Ja siis siin all tulevadki need failid ja faile saab siis alla laadida siit paremalt poolt nuppudega lae fail alla või siis kopeerida. Kopeerimine tähendab siis seda, et jah, kui vajutate nuppu, siis kellegagi jagate näiteks. Või siin tegelikult üleval on ka nupp kopeeri link. Ja siin me näeme veel ka nuppe seireandmed esimene tase, seireandmed teine tase ja 3.–6. tase. Ja kui see on aktiivne, siis see tähendab, et selle seiretööga on seotud andmeid, andmeid on selle all, need andmeridu. Antud juhul me näeme 8000 andmerida. Kui ei ole, siis ta on mitteaktiivne, näiteks teisel ja 3.–6. tase. Üks tore selline võib-olla funktsionaalsus on siin, mis me paremal üleval näeme, on lisalemmikuks. Ehk kui te olete sisse loginud rollis kasutaja, siis väga soovitan neid asju kasutada enda jaoks, et kui me seda teeme, siis saab seda kiirvalikuna kiiremini siis kätte, kui nii öelda. Et kui me läheme nüüd korraks avalehe tagasi, siis see lemmikuks, mis ma määrasin, on nüüd kättesaadav kohe siit avalehelt minu lemmikute sektsioonist. Ja samamoodi tegelikult koonduvad, kuna seireandmete pärimine võib olla kohati alguses raske ja tulete võib-olla siia tagasi tüki aja pärast, siis on jälle meelest ära läinud võib-olla, kuidas see andmepäring, see, mis te tegite, toimis või oli täpselt, et samamoodi soovitan kasutada päringu salvestamist, et teeme korraks siin kiiresti selle ära. Põhjavee tase. Nii, võtame siit seireaeg jälle. Ja paneme siit näiteks Põltsamaa vald.
Nii, panen otsima. Ja nüüd ma teen niimoodi, et siin üleval on minu päringud ja siis vajutan selline peale ja siin on nupuke veel omakorda salvestav päring. Nii, Põhjavee tase, Põltsamaa vallas. Nii, salvestasin ära ja kui ma nüüd siis tulen siia avalehel tagasi, siis siin minu lemmikutes on olemas see päring. Ja kui te siia näiteks tulete mõne, ma ei tea, poole aasta või aasta pärast tagasi, siis ta on teil olemas ja, ja need filtrid on teil jätkuvad siis siin niimoodi. Ja kui siia klõpse sinna peale, siis teeb automaatselt seda päringut. Vot. Nii, aga nüüd viimase asjana ma soovin rääkida korraks hästi kiiresti, aga arusaadavalt ka seireandmete sisestamisest. Ja selleks paneme ka mõned küsimused teile nüüd sinna polli. Neid tuleb järjest, kui ma ei eksi, 4-5 tükki. Ja palun olge hea, vastake. Küsimused on siis seotud sellega, et kui te korraldate või teostate keskkonnaseiret ise, see, mis ei ole siis seotud projektiseirega või riikliku keskkonnaseirega, et küsime jah ja ei küsimusi ja kui juhul, kui teil on neid andmeid või olete kogunud neid andmeid, mis formaadis ja mis tunnetust teil tekitab, kui neid andmeid siis ka tegelikult siia kesesse võiks laekuda. Et see suur nagu selles mõttes, miks me neid asju küsime, on ka see, et need andmed, kõik seireandmed ideaalis võiksid olla kõik ühest kohast kättesaadavad ja koos kasutatavad. Ja see annab meile siis võib-olla tulevikuks ka parema pildi või meil on rohkem andmeid, millele toetuda. Andmete sisestamine muidu ise käib niimoodi, et ma praegu lähen ise peakasutaja rolli. Ja andmete sisestamine käib siin seiretööd moodulis ja see on siis, ongi ametnike seirajate töölaud või see põhiline koht, kust kaudu tullakse andmeid siis sisestama, menetlema, vaatama, vastu võtma. Kui ma siit võtan praegu Jõgede seire, see, mis siin oli siin uus formaadis, või tähendab, mitte formaadis, vaid uus staatuses. Vaatame korraks, toimetame seda. See, mis ma nüüd avasin, on seiretöö pesa. Iga seiretöö siis andmete siia kandmiseks tuleb teha ettevalmistusi, selleks tuleb pesa luua ja lisada teatud üldandmed, üldinfo juba ette. Ja siis siin on seiretöö pesas on 3 tääb või 3 nii-öelda vahelehte. Seireandmed ongi see koht, kust kaudu siis seirepartnerid või seireteostajad või andmekogujad siis tulevad andmeid konkreetse seiretöö alla sisestama. Ja aruandlusvaade on siis see, et kust kaudu siis kuhu lisatakse aruanded failid üles ja käib ka nii-öelda menetlus, korraks lähen siia tagasi, võtan töö staatuses oleva seiretöö, see on paremini näha. Näete siin esita seiretöö ja siis siin käibki aruannete üleslaadimine. Võtame tegelikult mõne sellise, kus on ka
rohkem andmeid peal või üles laaditud. Võtame sellise staatusega nagu täidetud staatusega seiretöö. Siis saame eeldada, et mingid andmeid on ka olemas. Nii. Nii. Siin on siis seireandmete vaade, siin me näeme siis, et seiraja või andmete koguja on andmed siia üles laadinud, see annab kinnitust sellele, et andmed on üles laaditud. Siis siin aruandluse vaates on failid, me näeme, et siin on mingid failid juba olemas, üles laaditud. Ja siis käib siin menetlus, kinnitamine ja kontrollimine ja vajadusel, kui andmed ei ole korras veel, siis me tagastame seiretöid ja partner teeb vajalikud korrektuurid. Nii, siit võtan töös. Ja kuidas käib üldse andmed tegelikult sisestamine on see, et üldiselt või enamus käib ikkagi niimoodi, et massiga ehk imporditakse andmed failist. Ja võtame tegelikult siit praegu sellise loo sisestusfail. Et see on siis siit hästi kiiresti teen ühe näite. Et eesmärgiga lihtsalt näidata teile, et kuidas käib. Nii. Nii, vaatame, kas ta avaneb ka nüüd. Et nüüd, mis te näete, siin avaneski mulle eeltäidetud sisestusfail ehk jällegi CSV formaadis. Eeltäidetud sisestusfail tekib tänu sellele, et see seiretöö pesa on ette valmistatud nii, et sellel on olemas konkreetne tehniline lähteülesanne ja seire andmekoguja ülesanne ongi siis ära täita need ülejäänud veerud või vajalikud veerud, antud juhul siis näiteks protokolli number, kindlasti seireaeg, siis need seirekohad on juba täidetud. Ehk nende külge siis tulebki siia siin need andmed sisestada ja siis need, mitte üldse vähetähtis, aga just need väärtused, tulemused, näitajate tulemused. Siin näiteks ammooniumlämmastik, et mis väärtus siis saadi, mõõdeti. Nii. Ühesõnaga, see on minu poolt praegu kõik selline kiire, võib-olla hästi palju infot nüüd korraga, aga selline see Kese infosüsteem kord on. Et ma ei tea, kui on küsimusi, küsida praegu niimoodi minu käest otse või võib ka küsida vist üks paar küsimust, kui ei ole, siis ma ei tea, kuidas Mari teeme? Nii, ma vaatan, et küsimuste-vastuste aknas on Jaan on siin postitanud. Ahah. Et kas sa näed seda küsimust, et ta tegi päringu? No siis pean, nii vaatan kohe, vaatan. Jah, proovi järgi, et millest siis tulemus tuli. Nii. Ma pean vajutama kuhugi sinna küsimused-vastused, jah? Jah, küsimused-vastused
see ikoon. Nii, ma siin praegu lõpetasin korraks jagamise. Vaatame. Nii, küsimused, vastused. Kas me räägime praegu neist? Nii, nüüd ma näen vist. Nii. Vaatame. Nii. Ahah. Nii, tegin päringu Seire kalatisveekogu, laiendatud otsingus märkisin asukoha. Tulemuseks sain seire tööproovi number, identseid ridu vähemalt 17 tükki. Ahah. Nüüd on, siin peab küsima jah, natuke seda, võib-olla natuke oma täpsustusi, et peab vaatama seda andmerida tervenisti, et võib-olla esmapilgul tundubki, et nad on identsed. Aga ma praegu ei saa... Vabandust, ma vist pean oma küsimuse maha võtma, sest ma läksin selle faili juba ja siis tuleb välja, et see on iga mõõdetud väärtuse järgi tuli. Ma mõtlesin, et see proov näitab nagu koondis sellise, aga ta on iga mõõdetud väärtuse järgi. Just, et korraks ma panen jagama ekraani uuesti, et nii, ühesõnaga nii, teeme siin ruttu sellise, vaatame selle ammoonium nüüd praegu, ammooniumlämmastik. Nii, võtame siit. Võtame seireaeg, siis saan kiiremini näidata. Seda teeb. Et jah, see võib alguses nagu, ma ei tea, eksitada või hirmutada või jah, see, et proovinumbrid, kui näete, et see on üks ja seesama, siis ta kordab selle pärast, et selle proovi alla on sisestatud mitu erinevat näitajate väärtust. Ja need read käivadki siis näitajate väärtuste kaupa. Sellest tulebki see identsus, nii-öelda selline identsus justkui. Praegu siin kui me siin vaatame, siis siin ma praegu esmapilgul kohe ei näegi sellist olukorda. See on sellepärast muidugi ka, et ma otsisin praegu konkreetset näitajat. Et kui me otsiks praegu mingi muu filtri või kriteeriumi järgi, mis ei ole näitaja, et siis on võimalik, et saame ka siis samu proovinumbreid siia ridadele. Jah. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Nii, kas kellelgi on küsimus, mida saaks kohe suuliselt esitada? Et siis võite käega julgelt märku anda. Aga ma ei näe ühtegi tõstetud kätt, et siis võime äkki edasi minna. Jah, tundub, et aeg on ka, aga minu poolt aitäh teile. Ja, aitäh. Aitäh, Artur. Ma jagan nüüd, võtan jagamise üle. Öelge, kas te näete midagi? Ja, on näha. Väga tore. Tere kõigile, mina olen Kaia-Liisa ja mina räägin teile täna keskkonnaportaal.ee lehest. Ja miks selline leht üldse loodi või miks me sellest täna räägime, oli see, et info oli nii haldusalas, Kliimaministeeriumi haldusalas, siis kui ka riigis üldiselt erinevate infosüsteemide ja lehtede vahel laiali. Ja oli vaja sellist keskset kohta, ühte väravat, kuhu see siis kõik keskkonna info ja keskkonna andmetega seonduv kokku tuleks. Ja keskkonnaportaal täpselt seda teeb, siit saab siis kõikidele keskkonna andmetele ligi.
aga pikema sissejuhatuseta ma olengi siin avalehel praegu. Te võite ka ise minuga seda kaasa teha või vaadata nagu ise seda lehte. Aga ma näitan põhilised asjad ära ja siis annan sõna üle kolleegidele. Avalehele on meil toodud kõige olulisem, kõige suuremad teemad praegu on keskkonnahoidliku arengu andmevärav, kliimapoliitika andmevärav, kliimaatlas, avaandmed. Mis siin avalehel veel on? Meil on praegu käimas kasutajauuring. Kutsun teid üles vastama. Muidugi esmalt tutvuge portaaliga, kui te pole varem siin käinud ja siis võib-olla oskate ka kasutajauuringule vastata. Päevakajalises me toome tavaliselt ära kõige uuemad publikatsioonid. Samuti on meil siin hiljutised uudised. Näiteks Keskkonnaamet on peatanud pesitsusrahu või õigemini on peatanud raie pesitsusrahu kaitseks. Ja neid uudiseid me siin ka uuendame üsna tihedalt. Iga kuu toome esile mingi suurema sündmuse, praegu on käimas looduskaitsekuu ja samuti jookseb siin kõrval siis sündmuste kalender, et saate valida omale meelepärase või otsida näiteks infot mõne sündmuse kohta. Avalehel on üks väga oluline lahter veel, see on otsingulahter. Ma pärast näitan teile ka, kuidas seda kasutada. Aga minnes siit menüüribalt, siis teemade alla. Ma mõtlesin nüüd, et mis võiks huvipakkuvam võib-olla olla just KOV-ide spetsialistidele, et lähme kohe eluslooduse teemasse. Ja vaatame siit üle kiired faktid. Eesti maismaast 21% kaitse all, rasvatihaseid nii palju rõngastatud, jahiulukeid kütitud. Võtame see küttimisstatistika, on alati selline väga kirgiküttev teema. Ja siit avaneb meil väike sisutekst ja interaktiivne töölaud, kus saate siis ise valida liigikaupa, millist liiki te soovite vaadata. Võtame näiteks karu. Ja siin saate aastate lõikes vaadata. No jääme selle viimase aasta juurde. Ja siis ta kuvab teile kohe siin kaardi peal, et millistes jahipiirkondades, kui palju kütiti. Saate seda siin jälgida ja ka jahindusnõukogude järgi. Ja allpool siis on see küttimistrend, kas kogu Eesti kohta või samamoodi saab valida näiteks maakondi, Harjumaa või näiteks Lääne-Viru, et kuidas see trend on olnud. Ja see interaktiivne töölaud on üks väga kasulik tööriist. Seda saab jagada näiteks lingiga, saate siit võtta lingi kopilink ja jagada edasi näiteks kolleegile või kui on vaja kedagi suunata siia, siis on võimalik seda töölauda ka pildina salvestada, vastavalt nii, nagu te olete need filtrid valinud või siis PDF-i või PowerPointi võtta siit. Saab ka mingeid tabeleid. Ja siin lõpus on siis võimalik ka algandmetega tutvuda. Siis näiteks, mida siit teemade alt veel valida? Loodushüvedes on kindlasti väga kasulikud kihid teile. Jätan sellega teid ise tutvuma praegu, aga näiteks kuuse kooreüraski juures on soovitused aastaringselt, et mida teha, kui need putukad on teie metsa sattunud. Ja siit näeb ka tegelikult siis kuuse kooreüraskite jooksvaid seire tulemusi. Samuti maakonniti. Need tumedamad alad siis tähistavad seda, kus on rohkem isendeid leitud. Näiteks Läänemaal on praegu see kuuse kooreüraskite arvukus suurem. Ja samamoodi on siit interaktiivselt töölaualt siis võimalik mingeid valikuid teha ja jällegi neid võtta omale välja ka pildina failidena. Nii, liikudes teemadel edasi, muldmaaõive, vesi kindlasti, aga ma näiteks võib-olla, mis meil hiljuti uuenes, on jäätmed ja ringmajandus. Jälle siin on paar kiiret fakti. Allpool on tehtud põgus ülevaade jäätmeteemast. Siis vaate lisaks blogist leiate alati lisainfot, näiteks päringute ja statistika kohta, milliseid projekte on käimas, andmekogudest, siin on tõesti pikk loetelu nendest,
et siit saate ka Pakisele ja Kotkasele ja Protole ligi. Õigusaktid leiab siit ka. Ja siin allpool tulevad siis hiljutised jäätmetega seotud uudised, publikatsioonid ja keskkonnanäitajad, videolood samuti. Ja tegelikult see ülesehitus kõigil nendel teemalehtedel on üks ja sama, et vahet ei ole, kas ma lähen metsa või vett vaatama, et praegu siis olen jäätmetes. Ja siin on siis 2 alamlehte, kas ma tahan vaadata jäätmeid või ringmajandust, lähme praegu jäätmetesse. Jällegi põgus ülevaade ja siis on siin jäätmeliikide kaupa, olmejäätmed, biojäätmed, pakend, ehitus. Võtame näiteks olme ja jällegi väike sissejuhatus, mis need olmejäätmed on. Ja näete siin töölaual siis trende, milline on teke, kogumine, põletamine, ringlussevõtt ja jällegi saab siit võtta endale seda ka välja. Või edasi liikuda siis juba vaatama võrdlust teiste riikidega, näiteks Eurostati andmebaasist. Nii, ja teemade all siis, ma kõiki ei jõua neid läbi käia, sellepärast ma niimoodi hüppan üle. Keskkonnaseire on siis see plokk, millest Artur just rääkis, et visualiseeritud tulemustest me rääkisime, eks ole, paar nädalat või kuu tagasi. Martin Madisson tegi teile ülevaate. Ja siin ma väga pikalt seepärast ka ei peatuks. Võib-olla mida ma veel näiteks on keskkonnahoidliku arengu andmevärav, mis on üks ka kõige uuemaid teemasid keskkonnaportaalis, et see on siis selline mõõdikutel põhinev ülevaade keskkonnahoidlikust arengust. Et meil on riigis siis 3 eesmärki keskkonnahoidliku arengul ja neid saavutatakse siis läbi 10 valdkonna. Siin on ära toodud ka see, kuidas me seda suunda hindame, milline on positiivne trend või ebasoodne trend. Ja allpool tulevad siis need 10 valdkonda. Siit legendist tuleb vaadata, et roheline ongi see tugev positiivne trend, ehk siis energeetikas meil on 5 mõõdikut, 4 neist on tugevas positiivses trendis või siht on saavutatud. Ja kui ma siia kasti peal nüüd vajutan, siis tuleb mulle kõigepealt see energeetika valdkonna sissejuhatus ja allpool need mõõdikud, mida kõike saate siis siin juba näpuga lohistada või hiirega lohistada, vaadata, kuidas see trend on muutunud ja kui siia veel lähemalt sisse minna, siis näete täpsemalt. Ja saate valida jällegi selle töölaual, et mida te tahate vaadata või välja võtta siit ja allpool on siis ka selgitused, et miks see niimoodi on. See puhta energiatoodangu suhe elektri lõpptarbimisse. Aga siin on tegelikult väga palju infot ja soovitan sellega ka tutvuda. Teised teemad siis ka kliimamuutused, elurikkus, transport, ringmajandus, et energeetika oli meil väga roheline, aga tegelikult näiteks siin on ka neid punaseid, et mis siis kehvasti on või miks ebasoodne trend just on, et tasub siis uurida. Nii, ma tegelikult plaanisin ainult 5 minutit tutvustada, aga võib-olla läheb natuke kauem. Teemade alt ma vist rohkem midagi ei näitagi, ma lähen siit menüüri pealt edasi, et andmed ja kaarti tutvustab Ruta, kes hakkab peale mind rääkima. Andmeallikate alt saab kätte andmekogude lingid, näiteks Eelise, Kese, Kotkase, kütuseseire andmekogu, metsaregister pakis. Ja siin avaandmete plokist räägib Peeter ka veel teile täpsemalt. Siis keskkonnaülevaade on ka väga hea kompaktne koondvaade. Jällegi saate teemade kaupa liikuda, näiteks ilmast ja kliimast. Näete ära kohe põhilised näitajad, mis need sõnumid on, mis seda seisundit on mõjutanud. Siin on ka võrdlus Euroopa riikidega ära toodud, et see on samuti selline väga kasulik koht, kui te tahate nagu koondpilti saada kätte, mis toimub riigis, mis seda on mõjutanud ja kuidas ta on võrdluses Euroopaga. Nii, ja siis need ütleme uudised, projektid, sündmused, publikatsioonid on mõnes mõttes nagu sarnased, et neil on igaühel olemas oma filtrisüsteem siin ka, aga ma tulin praegu publikatsioonide alla. Kui ma nüüd ei tea, mida ma täpselt otsin, siin publikatsioonide sees on siis palju igasugu erinevaid kas aruandeid, ülevaateid, kaardilugusid
siis võib täitsa otsida mingi konkreetse sõna järgi. Kui te teate täpsemat tüüpi, siis võib valida, et mis tüüp ta on, väljaandja kindlasti, või siis teema, et tavaliselt teema järgi on ikka lihtne, et võtame siit näiteks looduskaitse, vajutan otsi. Siis ta annabki mulle need looduskaitselised, ma näen siin, et selle andis välja Keskkonnaagentuur, see on üsna värske maikuus. Lähen looduskaitse arvudes vaatama. See on üks kaardilugu. Saate seda sirvida siis siin lehel, aga võimalik on seda ka suureks vajutada, siis ta avaneb teil uues aknas. Ja looduskaitse arvudes on siis päris mahukas ülevaade eelmise aasta kohta, et millised muutused on kaitse alla võetud objektides toimunud. Näete siit kohe ära, et objekti tüüp, arv, muutus, pindala. Ja tegelikult siin on infot väga palju, et siit pealkirjade kaupa saate liikuda, mida te täpselt soovite näha. Ma lähen siia looduskaitsekuu teemasse ja Avaste Eestimaad, et siin on väga lahedad kaardid tehtud, kus on üle Eesti ära toodud igasugused matkarajad. Suurendamine siin õnnestub. Et siit saab jällegi legendist vaadata, et siin on GEA külastustaristu, RMK külastustaristu, supluskohad, matkateed, rajad, mis siin kõik toodud on. Saab ka kihte nii-öelda ära võtta, peita, siit silmapilt näiteks paneme GEA omad peitu või mida te soovite vaadata parasjagu ja siis näete kaarti. Nii, ja see oli siis publikatsioonidest lühidalt. Ja uudiseid, projekte ja sündmuseid ma ei hakka praegu välja tooma, et mõõdikutest, see on tegelikult jällegi keskkonnahoidliku arengu mõõdikud, aga siin nüüd teile avaneb see koondvaade, et siin näete, saate vaadata kõiki neid mõõdikuid korraga ja filtreerida siis, mida te täpsemalt tahate vaadata. Et on see energeetika, õiglane üleminek, riigivalitsemine. Teema on siis nii-öelda see teema, mida portaali filtrites kasutame, mis siin publikatsioonide allgi oli näiteks, et kas ta kuulub andmetesse, kaugseiresse, loodushüvedesse, looduskaitsesse. Mõõdiku tase, praegu ongi meil enamik minu meelest riigi mõõdikud, vaatame, kas kohaliku omavalitsus on sikkunud neid. Aga ikkagi 3 leidis. Loodushüved, investeeringud üleujutuste kaitsesse, investeeringud sadeveelahendusse, et saate neid ka vaadata. Ja siis edenemise suuna järgi saab siit valida ja kategooria järgi, kas ta on seisund, mõjur, surve, mõju või meede. Ja kui neid on väga palju, siis kasulik nupp on tegelikult siin ka see nimekirja vaade, et kui ma tühistan siit filtrid ära. Et kui see pilt niipidi oli väga kirju, siis laadimine võtab natuke aega, see on mahukas töö, siin on väga palju neid mõõdikuid, siis soovitan siin sellest nimekirja vaatest võib-olla on lihtsam hoomata, et mida soovite vaadata. Nii, aga tegelikult rohkem ma siis keskkonnaportaali kui sellise suure üldise asja juures ei peatu, et ma annaks sõna üle Rutale. Kui mul on mõni küsimus, siis te võite kohe käega märku anda või ma olen siin veel olemas kuni kohvihommikul lõpuni, et siis võib ka kirjutada. Ma ei tea, kas ootad küsimusi või kas mina hakkan rääkima? Vist ei ole küsimus, keegi ei tõstnud kätte. Ma mõtlen, et aeg on juba tiksus, ma hakkan ruttu prihta. Ma vuristan ruttu ette oma värgi, et mina Ruta ja mina olen siis keskkonnaportaali selle andmed ja kaart rakenduse, ma ei tea, peakasutaja siis vist. Ja ühe õige patrioodina mul on üks bookmark, see on keskkonnaportaal ja kohe siia keskkonnaportaali minnes on see andmed ja kaart rakendus avaneb siit.
Ma tegelikult lülitan oma video välja selleks hetkeks, kui ma jagan, sest ma olen nagu ebakindel oma internetiühenduses. Nii, et see tegelikult see andmete kaart, et ta nagu koosnebki sellest kaardist ilmselgelt ja siis teine plokk on see andmete osa ja ma räägin neist natukene eraldi, et ma alustan sellest kaardist, et ma loodan, et ma tegelikult tean, mitte ma loodan ka, aga ma tean, et väga paljud ikkagi COVID inimestest on siia oma kasutajad teinud ja ma ei tea, kui sagedasti siin käiakse, aga et loodetavasti see väga võõras keskkond ei ole. Lihtsalt nagu käin siis üle, et mis võimalused siin meil on. Et kaardi rakenduses kohe ongi need paneelid, mis siin on, otsinguvõimalused, siin on kaardikihid, mingid tööriistad, et ma ei hakka kõiki meie valdkondi siin läbi käima, aga sest et neid kihte on siin üle 200 julgelt. Meil hiljuti lisandusid need loodushüvede kihid, siin on neid juba 80 või 70. Et juba see annab siin seda manti juurde, et kui ma näiteks mingi ühe kihigi sisse lülitan, ma tegelikult näen, kui palju siin looduskaitseplokis neid kaardikihte on kokku 37, veevaldkonnas on üle 70. Aga näitakski nagu, et siin on see looduse kaitse ja oluline on teada, et meie liikidega seotud info, nii liikide leiukohad kui ka püsielupaigad, kui ka seirejaamad, mis on seotud esimese või teise kategooria liikide leiukohtade või seirega, et need on avalikus vaates, neid ei ole, et selle jaoks on vaja siis taotleda ligipääsu vastavat nagu rolli ja seda saab teha, ma ei tea, ma jagan oma seda ametniku rolli, saab küsida siit klienditugi@envi.ee. Et ma lihtsalt tahan nagu seda juhtida tähelepanu, et kogu info siin tegelikult ei ole nagu avalikult väljas. Aga meil ongi siin looduse kaitse, on vesi, mis on nagu väga suur, siin on nii põhjavesi, pinnavesi, siin on ka jooksevad teistest andmekogudest andmed, maaparandussüsteemid, ka Maa-ameti need kitsenduste kihid on siin olemas, et põhimõtteliselt siin on nagu ei ole ainult nagu Keskkonnaagentuuri hallatavad andmed, aga jah, vesi on nagu teine selline suurem valdkond, siis on ka mets, meil nagu me siin mingit metsaregistrit ei dubleeri, aga siin on ka metsaregistri kihte, kus siis ka muud, mis on nagu olnud vaja avalikustada, siis on loodushüved, kalandus on puhtalt niisugune pigem kalastajatele kalanduse vaatest, et siin justkui nagu on kitsendused pigem kalapüüki piiravad, jahindus, välisõhk on ka niisugune, kus on ainult need kotkase heiteallikate objektid siis, et kõik, mis on nagu niisugune välisest süsteemist, näiteks nagu kotkase objektid tegelikult siin on alati, kui teed selle päringu või vaatad neid objekte, siis alati heal juhul viitab sinna algsüsteemi ka kotkase antud juhul. Ja hiljuti sai ka siia jäätmete alla lisatud uusi kihte, meil on siin nüüd jäätmejaamad ja prügilad, et varem ja samamoodi ka nagu arhiveeritud ja nagu suletud prügilad, et need on ka üsna värsked kihid. Ja ka siis nagu kogu see jäätmekäitluskohtade, kus on kõik jäätmekäitlused liigid koos. Ja keskkonnaseire, siin on siis nende seireprogrammide kaupa, tegelikult see on seirejaamade andmestik, et kui siin, nagu ma ei tea, minna vaatama midagi, siis ega tegelikult siit kaugemale eriti ei jõua, kui võib-olla kese avalehele, aga lihtsalt võib-olla siis, kui mingit tööd teha või mingit piirkonda vaadata, siis vähemalt saab indikatsiooni, et siin tehakse seiret ja üldiselt on ka nagu näha, mis aastatel on seired läbi viidud. Et siin on ka PRIA-kihid siin ja on ka nagu need maru kihid ka, et on nagu võib-olla hea kiht, mis nagu võib-olla ei tea igaüks, aga on ka see omandivormi nagu teemakaart, et on nagu selgelt siis näha, kus on eraomand ja kus on riigi omand. Võib-olla see on hea, lihtne kohe visuaalselt ja ka merealade piirid on siis siin kihtidena. Siis nii palju nendest kihtidest, et aga mida selles kihtide paneelis siin teha saab ja neid tõesti on palju, et tegelikult meil ongi, siit annab nagu neid lahti klõpsida neid asju, et tihti, kui sul on tead, mida sa otsid, et otsid siit mingi kihi nime järgi, et viskab juba ette midagi, et saab
saab selle valikuga kuidagi nagu kiiremini edasi, et soovitan seda kasutada. Näiteks, ma ei tea, elupaigad, et on erinevad siin Natura elupaigad ja kudemise elupaigad. Siis kui siin mingi kiht nagu sisse lülitada, siis tekib siia selline legendi nupukene, mis siis nagu näitab seda koondlegendi ja see muutub siis vastavalt sellele, kui siin midagi veel sisse välja lülitada, et vahel ongi nagu vaja kiirelt kuhugi mingi kaart teha, siis teed siin selle lahti ja teed oma lõikeristaga screenshoti kuhugile dokumenti või jagad kellegi meilile. Ja kihi, no kui sul on juba kihid lahti, siis infopäringu tegemine, ma teen näiteks siin veekogud lahti ja mingi paisud näiteks. Et käib selline nagu ühekordse klikiga siin peal, et saad selle info ja tegelikult on meil siin ka nupp, millega saad siis nagu suurema ala valida, et mis siia alla jääb. Aga mida ma siin tahtsin näidata on see, et meil on nagu see kaardikihtide pool ja meil on ka see andmestike pool ja mitte kõik, mida sa siin kaardil näed, ta nagu ei vii sind sinna nagu detailandmetesse, et ütleme, et ma teengi siin mingi klikin nüüd paisudel ja veekogudel. Siis kui siin tulemustes liikuda, siis on näha, et see kursor muutub käeks, et see tähendab seda, et siin all on detailandmestik, et sa mine vaata sinna ja siin, kus see käeks ei muutu, et näiteks paisud on meil lihtsalt hetkel täna on ainult kaardikihina ja ei saa nagu lisainfosse minna, aga eesmärk muidugi on see, et neid andmestikke siia ikkagi hakata järjest rohkem lisama. Aga näiteks selle vooluveekogu puhul ma saan minna detailvormile. Nendest detailvormidest ma siis räägin hiljem ka. Siis jah, siin näitab seda kaardikihi numbrit ja siis on, ma ei tea, kui on sina nagu hullu pannud ja sul on neid kihte juba siin metsikult lahti, siis siit annab korraga kõik nad nagu selle puhaste nupuga ära koristada. Ja üks hea funktsionaalsus tegelikult on see, et siia saab ise oma kaardikihti lisada, et kui sul on map info või shape või geopackage formaadis kaardikiht, siis sa saad tegelikult seda, sa ei pea tingimata, kui sa mingit hullu tööd teha ei taha, tahad lihtsalt näha, siis tegelikult sa ei pea oma kaarditarkvara avama, vaid võid lihtsalt, ma ei tea, selle siit üles endale laadida, et näha, mida see kiht sisaldab. Ja siia tekib selline alla nagu selline minu kihtide sektsioon ja siis sa näed seda kihti siin ja siin vist töötab ikka nii, et klikid peale, näed, mis kihil on. Ja üks variant on ka, et kui sul on mingi VMS, VFS teenus, siis sa saad ka sealt kihte lisada. Ma ise leidsin mingisuguse planeeringute VMS teenuse, et nagu lisadki selle siit ja siis näed neid kihte lisada ja samamoodi tekivad siia alla ja nii nad siin nagu on. Okei, siin ma ei tea, kas need on jooned või vahet pole, see töötab tegelikult. Et kui see on lihtsalt nagu keegi jagab sulle mingit VMS, VFS linki, sa ei tea, mis sellega peale hakata, siis saab siia tulla neid kihte vaatama. Nii, siis kohe vaatan oma speakrit. Jah, kihtidega töötamine, et ütleme, et mul ongi nagu siis siin juba sisse üritatud mingid kihid, veekogud. Et see üks klikk siin peal on ju, aga siis no ma seletagi nagu lahti seda menüüd siin, et mina ise väga palju kasutan seda suurt kasti. See on nagu haarab kohe rohkem päringusse. Sellest saab lahti selle kustutusnupuga. Igasugune olukord, kus sul tekib mingi märgistatud asi siia ette, sa ei saa lahti sellest, ma ei tea, näiteks ma otsin siit mingi tasu kohta. Siis tekib selline selekteeritud ala, siis sellest saab selle kustutusnupuga lahti. Siis ma näitan seda featuuri, mis on meil see kaardi jagamine, see on üsna uus, seda vanasti ei olnud. Iga kord, kui sa tulid, sa pidid nagu uuesti oma kihid kõik lahti otsima ja avama ja kui tahtsid kellelegi nagu öelda või jagada, ei saanud jagada seda, mida sa nagu näed. Siis nüüd on meil arendatud selline võimalus, et saad siit selle lingi siis genereerida, kopeerida ja saadad selle siis teine inimene, kes selle avab või sinu enda bookmarks, siis tekib see sama vaade sulle, need samad kihid ja see sama Zoomi aste kogu see situatsioon. Ja siis on ka ma nagu näitan seda, see on nii tavaline asi, et igas kaardirakenduses saad neid oma pildikesi teha ja PDF-i laadida all, aga ma lihtsalt tahan näidata
et meil on see nagu väga vahva. Et see pildi osa on nagu tavaline kaardikene ja selle legendiga, et siin nagu midagi erilist ei ole, aga see PDF on nagu tore, sest et siin on ka need, esiteks on siin see link, et sa saad selle sama kaardivaate ka nagu interaktiivselt avada, avanebki kaardirakendus ja tegelikult need kihid on siin selle kirjeldusega koos, et vahel ongi nagu igasuguseid väliseid kihte, eelise kihte, et see nagu võib-olla nagu ei saagi nende nimede järgi aru, et siis tegelikult see PDF on väga hea, et annab sulle koondi nendest avatud kihtidest ja nende viidetega. Ja on ka võimalus siis teha nagu see väike nagu selline uputatav HTML kaardikene oma kodulehele ja siis on nagu sinu enda kodulehe sees väike keskkonnaportaali kaardiaken selle sama vaatega, mida sa siis oled nagu välja valinud. Kustutuse nupust ma rääkisin, siis on meil see kaardile markeerimus, ei ole midagi erilist, lihtsalt teed punktikese ja kui ta töötab, siis tekib näitab koordinaate, mis on nagu tore, et siin peaklikkides tegelikult, kui lähed Google Maps'i ja lihtsalt pastid sinna otsingu aknasse, siis ta zoomib selle objekti peale. Et ma ei tea, teil seda vaja pole, aga mõne matkahuvilisel, kes leiab siit portaalist mingi huvitava objekti, pärandkultuuri objekti või midagi, siis ta saab siit ilusti kohe nagu Google Maps'i kopeerida neid koordinaate ja sealt nagu matkarada kokku panna. Ja mis on nagu ka üsna unikaalne funktsioon, ma ei tea, et Eestis mingites kaardirakendustes seda oleks. Võtta ma puhastan kogu oma kaardi ära praegu. On see, et siin saab vooluveekogu pikkust mõõta, et selle nupuga avaneb kohe, meil lülitatakse sisse vooluveekogude kiht ja põhimõtteliselt, kui siin klikkida neid A ja B punkti, siis ta näitab seda vahemaad ja tegelikult saab ka nagu siis nagu korrigeerida seda punkti asukohta ja ta nagu korrigeerib ka seda pikkust, et muidugi meil on siin ka see tavaline mõõtmise tööriist, aga no ma ei tea, see on väga puine selline kriipsukeste tõmbamine, et vooluveekogu lõikude pikkuse jaoks on nagu see väga hea. Ja siit nupust saab seda nagu ära koristada, et meil tegelikult vaikimisi on see menüü nagu väiksem. Ja siin allpool on siis nagu tavaliselt pluss-miinus, zoomin sisse, zoomin välja, saab, kui oled nagu kuskile täiesti mööda juba omadega, siis saab siit Eesti vaatesse tagasi ja on ka full screen, nagu ikka igas kaardirakenduses ja aluskaartide valikut saab siin all teha. Nii, kui see kaardi osa. Siin on veel see nurk võtamata. Et siin on 3 seda sakki, saab otsida andmetest, saab otsida asukohta ja koordinaati, asukohta ma näitasin juba, koordinaadid on siis lihtsalt tavaline XY koordinaadipaar, aga see andmete osa ongi siis nagu andmetest otsimine. Täna kahjuks on nagu see olukord see, et ta otsib ikkagi sealt, mis ma enne ütlesin, nendest andmestikest, mis nagu siis justkui siin all on peidus, et ta ei otsi kaardikihtide pealt. Sest kaardikihte meil nagu siin üle 200 ja tegelikult kui paisud andmestikuna ei ole nagu siin andmebaasis eraldi andmestikuna, vaid ta kaardikihtis hetkel siit näiteks paisu nime või paisu koodi järgi seda objekti ei leia, aga see on meie arendusplaanis ja võib-olla isegi selle aasta lõpuks nagu saab ka nii, et need otsingud käivad mööda neid kaardikihte ka, aga ma näitan, kuidas ta siis praegu töötab. Et kui ma otsin näiteks mustoja, siis ta leiabki sealt andmestikest, sealt nimede lahtritest, saan ka registrikoodi või ID järgi otsida. Et ta leiab vasted ja ta kuvab nagu kaardil kohe ära, kust ta midagi leidis ja põhimõtteliselt ma saan siis nagu neid eemaldada valikust midagi, ükshaaval eemaldada. Ma saan peale zoomida nende objektidele, et kui ma ei saa aru, mida siin mõeldud on ja mis siin on, et saan nagu liikuda nende vahel. Ja tegelikult on see, et enne kui ma seda otsingut teen, ma näen, et ta ütleb mulle, et ta otsib igast andmestikust 5 kirjat, et see kiire otsing siin ongi mõeldud mitte nagu selliseks full otsinguks, vaid ongi, et sa otsid mingit ühte märksõna, ühte koodi, sul on vaja mingi kiire midagi leida. Et kui ma selle musta näiteks siin praegu uuesti valin, siis on näha, et veekogud, ta kuvab mulle 5 veekogu, sest maksimum 5 tükki ühest andmestikust. Ja kui ma tegelikult siit liigun siia detailotsingu peale,
siis ma nüüd näen, et okei, ta leidis mul ühe rahvusvahelise tähtsusega ala ja veekogusid on siin tegelikult hoopis rohkem kui 5. Et nagu tasub alati sealt kiirotsingust nagu edasi minna, kui sul on kahtlus, et seal võib midagi rohkem olla. Kui sa otsid ühte registrikoodi, siis fine, ta ilmselt annab selle ühe, mis ta leiab, aga näiteks antud juhul siis on neid Mustoja nimelisi veekogusid rohkem. Ja nüüd ma juba nagu saan aru, et okei, et siin on midagi rohkem, et siis tegelikult ma saan tulla siia juba hakata nagu seda kitsendama. Ma valin veekogud, ma valin Mustoja. Ma saan piirata juba mingi alaga ja Võru maakonnas. Et saan nagu juba siis töötada nagu kitsendatud nimekirjaga ja siis saan ka neid siin, ma saan ka seda tulemust alla laadida ja ma saan ka kaardile liikuda siis nendega. Aga põhimõtteliselt see plokk siin vasakul töötab igatpidi samamoodi, kas sa tuled kaardilt, kas sa tuled siit otsinguga. Alati, kui see on nagu käsi, mine peale, siin on midagi all, et antud juhul siis on näha, et siin on see detailvorm. Aga ma natuke räägin sellest detailotsingust veel, et no siin ongi, kui nagu detailotsingusse tulla, siin on nagu näha, mis andmestikud siin on, mille seast siit otsida saab täna. Et esialgu nagu tundub, et siin on nimi, registrikood ja staatus, asukoht, aga tegelikult, kui ma teen mingi valiku, ma ei tea, valin veekogud, siis nagu tekivad need ühe andmestiku spetsiifilised andmeväljad, et ma saan juba hakata siin kitsendama. Sama nagu, kui on mitu tükki valitud, siis ta seda ei tee, sest et ta ei tea, mille kohta sa mida otsida tahad, aga no näiteks valin kaitstavad loodusobjektid, siis on nagu omakorda selle andmestiku spetsiifilised andmeväljad siin otsingus. Relvakogumisalad. Saan niimoodi kätte näiteks Emajõe veevärgi veekogumisalad ja noh, andmestikule minnes siis on siis alati tasub nagu detailvormile minnes, siin nagu meil alati on oluline osa on see dokumentide plokk, kus on õigusaktid ja noh, suur osa nendest andmetest siin on kõik omavahel seostatud millegagi, et siit on siis näha, et mis puhasti, mis väljalask. Et niimoodi see töötab, ma võin näidata, ma näitan ka seda, kuidas näiteks väljalaskmed, siin on mingi asi peal, väljalaskmete puhul, ma võtan siit Emajõgi. Ma näen nagu, kus seda vett, heitvett, sadevett Emajõkke juhitakse. Ja kui ma siit nagu avan selle, siis tegelikult näeb ka Kotkasest aastapõhiseid heitvekoguseid. Need jooksevad ka Kotkase aruandlusest siia. Ja noh, ma saan kohe nagu liikuda ka selle veekogu peale, see Emajõgi. Ja Emajõe puhul on siis nagu neid seoseid rohkem, sama väljalask on siin ja kõik pluss need ülejäänud teised ka. Ma näen siin ka näiteks, millised veehaarded seal on. Kui ma veehaaret vaatan, siis ma näen ka veevõtukoguseid, mis tulevad Kotkasest. Ma saan liikuda siit ka Kotkasest selle konkreetse aasta aruande peale. Aga jah, ka näiteks siin, no siin ka on kõik need muud seosed, ka need kaitsealused liigid. Antud juhul siia ka välja ei näidata neid esimese ja teise kategooria liike. Aga sisse loginud ametniku staatuses, siis on see ka näha. Ma mõtlen, kas ma pean kiirustama vist. Ja seotud dokumendid, alati vaadake siia, et nagu siin on nagu mitu erinevat nagu plokki, et kõige olulisem on muidugi õigusaktid, mis on siis nagu ikkagi nagu juriidiline info, aga oluline ka nagu need uuringud ja aruanded, et kõike, mida me nagu tegelikult meile saadetakse, mis mingist otsast puudutab neid meie objekte, mida siin kuvame, siis neid aruandeid siia üles paneme, et ma tegelikult ei tea, kas ma mingit üleskutset võin teha, aga tegelikult KOV-idele, et ma ise olen isiklikult ka otsinud KOV-ide lehtedel käinud, et kui on tehtud mingisuguseid uuringuid, inventuure, et siis ma olen neid asju siia üles pannud. Et tegelikult oleks nagu tore, kui meil oleks mingisugune koostöö, et kui teie tellite midagi, te teate, teil on mingit infot või teavet, ilmselt see sama, mida Artur rääkis, et tegelikult igasugune keskkonnaalane, mida inventuur, teave, aruanne, kõik, et me tegelikult hea meelega paneks neid siia üles laiemale avalikkusele. Ja siis
nende kui dokumentide juures on see, et kui siia nüüd minna, siis avaneb see dokumentide plokk, mida ma ka kohe näitan. Siin on siis reeglina nagu need failid, kas on üks või mitu, et vahel on siin väga palju faile mingi ühe uuringuga ja tegelikult siit näeb ka siis seostest ära, millised objektid veel on selle uuringuga seotud, et ma tulin nagu Emajõe juurest, aga ma näen siit, et antud uuringuga on ka seotud teised veekogud ja omakorda ma saan nagu siis minna näiteks siit selle Lämmijärve, näiteks ma olin Lämmijärve ja siis ma näen omakorda tema nagu dokumente, mis puudutavad Lämmijärve. Aga ma tulen siis nagu siia samasse kohta korra uuesti siit kaudu tagasi siit avalehelt. Ma nüüd näitan selle ülejäänud paneelid ära, et siit nende otsingute andmete osas ma vist on nagu kõik üle käidud. Siit ülevalt on siis sisenemine. Kui teil on vastav õigus, saate siit alati sisse tulla, ennast autentida ja siis näete ka neid esimese teise kategooria liikidega seonduvaid andmeid. Siin on ka abiinfo, kus on mingid küsimused-vastused, juhend. Siis on nagu sihuke uudiste rubriik, mida te mitte kunagi kindlasti ilmselt ei vaata, sest keegi ei lähe lihtsalt lampi sinna vaatama, aga ma ikkagi jooksvalt üritan siia panna infot, kui meil midagi muutub, et vahel on nii, et ühesõnaga tulete ja tundub midagi teisiti, siis tulge vaadake see uudistesse, et äkki meil on mingi uusi funktsionaalsusi lisandunud, äkki meil on uusi kihte lisandunud, et see info on nagu siin. Siin on nagu näha see, et loodushüvede kihid said laivi hiljuti. Ja siis on see dokumentide plokk siin, mida ma juba näitasin, aga kui ma nüüd siin otsin seda nime järgi, see töötab nagu Google'i moodi, et siin mingid valikuid ja filtreid pole. Mõtlesin, otsidki, ma ei tea, aasta märksõna registrikoodi järgi, et põhimõtteliselt siit on siis see, saab siia dokumentidesse tulla. Ja siis vist on kõik. Ja siis on meil ka siin mingi uudiste või nagu siuke teadete ribakene, et ilmselt, kes tulete üle pika aja, siis teil on see vaikimisi lahti, et teen ka üleskutse, et osaleksite uuringus, aga saab selle siit kinni panna ja nii on. Ma ei tea, ma arvan, ma käisin ringi peale. Mul vist nagu midagi muud ei ole öelda. Mis te arvate? Oli mind kuulda üldse või? Jaa, oli. Okay. Et siis ma ei tea nende küsimuste asjade kohta, ma ei näe neid asju, et kui keegi midagi küsida ei taha, siis Peeter. Nii, tundub, et küsimusi vist ei ole. Et tere päevast minu poolt ja räägin teile siis natukene avaandmetest. Loodan, et ekraani näete ja mind kuulate. Jaa. Okei, super. Nii, avaandmed kõigepealt kust leida, et meil on siin peamenüüs on olemas siuke hõibane andmeallikad andmekogudest. Kaia-Liisa natuke rääkis, räägin teile siis avaandmetest. Avaandmete maailm, üldse andmete maailm on meil suhteliselt keeruline, et meil on palju andmeallikaid, igast andmekogusid ja muid infosüsteeme, ajaloolisi andmeid, isegi paberarhiiv on olemas. Ja selles nagu orienteeruda, et siis on avaandmete kataloog kõige olulisem. Aga jah, et avaandmed on siis, ütleme niimoodi, et andmekogudes on andmed, mida riik kogub kindlal eesmärgil, mis on siis kirjutatud põhimäärusesse. Ja avaandmete eesmärk on siis anda selle teise andmeväärtuse, ehk siis väärindada andmeid, et mis siis läheb nagu esialgsest skoobist välja. Ja meil tegelikult on olemas Keskkonnaagentuuris on siis kahe valdkonna andmed, üks on meteoroloogiline teave ehk siis ilmavaldkonna andmed ja siis on keskkonnavaldkonna andmed. Ja siin avaandmete kataloogis tegelikult on rohkem kui on keskkonnaportaalis ainult, vaid siin on nagu valdkonnapõhine, et kõik, mis meil vähegi on. Miks seda vaja on? Esiteks on vaja ära täita rahvusvahelised kohustused, näiteks Orhusi konventsioon, mis ütleb, et keskkonnaandmed peaks kõik avalikud olema, avaandmete direktiivi andmed ja mis ilmavaldkonnas seal on, ilm on rahvusvaheline, eks üle maailma, et seal on omad kokkulepped. Nii, aga et
kuna see asi on keeruline, siis võib-olla valiks mingisuguse sihukese hea näite, et mulle tundub, et kõige parem näide on olemas meil tuleohu andmestiku näol, sest et see puudutab kõiki. Ja praegu on ka üsna aktuaalne. Ja praegu meil on siis ehitatud see andmekataloog niimoodi üles, et meil on klassikaline andmekataloog, kus on siis tabelid, järgi saab otsida. Siis meil on esile tõstetud andmestikud. Et esile tõstetud andmestike eesmärk on see, et keegi kiiresti otsib, siis ta leiab kohe üles, sest 9% inimesi või tavakasutajad, nad leiavad kogu selle info üles juba siit, et siit on nagu mugavam leida. Ja vaatame siis seda tuleohu andmestikku näiteks, vaatame, et tahate, teid huvitab, eks ju, mis teie vallas või haldusalas toimub, eks ju, siis te, kes teab täpselt, see leiab see üles, eks ju, ilmateenistuse kodulehelt, aga tegelikult, kui teid huvitab näiteks, te tahaksite näha ainult oma valda või tahate midagi nende andmetega teha, vaadata, siis tuletegi andmekataloogi ja saate siit infot. Kõigepealt on mingisugune üldinfo, eks ju, ja siis on levitused. Levitus võib-olla võõras sõna, aga levitus on see koht, kus sa saad reaalselt andmed alla tõmmata. Ehk siis füüsiline juurdepääsupunkt on. Ja siis me näeme nüüd, et meil on siin mingi NPI, CSV, GeoJSON, GeoDiff, eks ju, need on nagu andmed, et neid esialgu tahaks vaadata üldse, mis asi see on. Siis saame kohe vaadata lingi peale. Ja siis link hakkab, mida see link meile see näitab. Aha, näitab, et okei. Ta on nagu punakas. Punane tavaliselt ei näita head. Ja siis vaatame, kuidas see asi muutub. Aha, nüüd läheb asi juba väga punaseks, et asi on nagu kahtlane. Et võib-olla peaks siis, ma ei tea, kas teil on ilmselt mingid järelevalve tegevused ka seoses tuleohuga, et täpselt ei tea seda, aga tasub valmis olla. Ja siin läheb asi natuke liigub, saatel läheb paremaks, aga jah, et 6. peaks olema kõik väga hästi, sellepärast, et tundub, et tuleb mingi vihm peale. Ja nüüd oletame, et tahaksite saada seda sama näiteks oma valla kohta, tahate tellite sisse näiteks mingi kodulehe arenduse või siis tahate saada andmeid näiteks CSV kujul, siis siin on olemas need erinevad lingid. Ja nüüd te jõuategi siis Kaiasse. Kaia on see koht, kus meil on faili hoidla ja siit saate juba siis valida täpselt selle teenuse, mis te tahate. Saate üle API andmeid küsida, kui tahate. Ja eks see oleneb vastavalt teie ülesande püstitusele. Aga jah, küsimus on siis see, et mida see punane näiteks tähendab, eks ju, kuidas need andmed kokku pandud on, et selleks on meil tehtud ka siis lisakirjeldus. Siin on näha, et siin kasutatakse väga palju erinevaid andmeid. Toimuvad arvutused ja siis avalikustamine. Ja äärmiselt kõrge suvel on 25. Ma ei tea, kas meil oli kaarti peal näha, et seda äärmiselt kõrget või väga kõrget, igal juhul paar päeva nüüd on sellised kahtlased. Kuni 6. Siis on jälle rahulikum. Nii, aga kuidas siis nagu see sama asi üles leida tavast andmekataloogist? See andmekataloog on üles leitud niimoodi, et meil on kõik andmestikud, näiteks paneme, otsime tuleohu, tuleoht või mis iganes ta on, eks ju, näed, leiab üles. Saame siia klikkida, siis ta näitab meile, et geoloogia, hüdroloogia, mis sellised infot, vaatame mis levitusi, näitab neid 2 samat levitust. Ja kui saame otsida sama asjaga levitust alt, et siin on lihtsalt kõik need levitused kokku pandud. Ma ei tea. Tuleohtu meil vist väga mitmes kohas. Et näitab need levitused ära, et meil on olemas ka tuleohu prognoos, kaardirakendus, kaardiandmestik, mis iganes ja siit näeb ära siis need.
Ja lisaks sellele on meil siis andmeteenustusest räägin hiljem, on meil näiteks andmesõnastik, et võib-olla, et mitte leiate andmekataloogist üles selle andme, mida tahate, eks ju, näiteks see tuleoht. Ja kui te saate näiteks tabeli, kus on mingi FBI, eks ju, no siuksed tabelipäised, no ega lihtsuvalikust aru ei saa, eks ju, et see on mingi valdkonna spetsiifilised inimesed võib-olla arvavad ära, noh, okei, lats, longs, need võib-olla arvab ka ära, aga that's it. Siis ongi see, et selleks on ka andmesõnastik, et näiteks tahate teada, mis see FFMC on, et siis siin on termin peene põlevmaterjali niiskusindeks. Siin on siis nagu täpsem kirjeldus ja siit saame ka siis mõiste, ärisõnastiku mõiste. Ja vaatame, mis see annab. Tuleoht, et siis ärisõnastik on siuke hästi üldine mõiste. Tekib siis, kui looduses on kõrge temperatuur, sademete puudumine ja saamegi teada, mis tuleoht üldse on. Ja siis meil on veel andmeteenuste osa. Ma parem näitan teile seda siit. Okei, siis on meil veel avaandmete allalaadija. Avaandmete allalaadija on siuke asi, et mille kaudu saab siis kätte andmeteenuste infot Exceli kujul, sest et meil on kohustus teha avaandmed avalikuks Euroopa Liidu avaandmete direktiivi kohaselt andmeteenustena, aga see on siuke lisafunktsionaalsus, millega saab näiteks leida, noh, saab inimloetavalt kätte need andmed. No näiteks, et ma tean, et tuleohu andmestik on teises kohas failide kujul, aga mis võib huvitada näiteks on kliima, eks ju, et näiteks sademed. Selleks tulebki siis sisse trükkida näiteks kliima või siis leida see andmekataloogis see viide, et andmekataloogis on olemas. Noh, vaatame mingisugust näidet, vaatame sademit näiteks. Võtame lahti selles, vaatame, okei, 78 miljonit rida, et see on ilmselgelt liiga palju. Et siis hakkame siia panema neid filtreid, noh, paneme näiteks Pärnu. Ja tegelikult meid pigem huvitab see ööpäeva teema. Ega meid, päris 10 minuti täpsusega see ei anna nagu midagi. Anname siia näiteks Pärnu. Aastateks paneme 2025 ja paneme nüüd 2024. Vaatame, mis me saame. Aha, tuleb nii palju ridu. Ja tähendab seda, et siin on meil mitu näitajat koos, me peame panema ka siis mingisuguse elemendi koodi. Koodi peast tegelikult ei mäleta, lihtsalt, et meil hetkel ei ole ingliskeelsed, meil on hetkel ingliskeelsed nimed, eestikeelsed nimed tulevad. See oli teeb. Ja saame 731 ehk siis 2 aasta andmed ja sellega saab siis juba edasi majandada. Vajutades laadi alla, saame need andmed kätte, salvestame ära kuhugi ja saame tavada ja kasutada. Et see on siis avaandmete allalaadija toimimine ja et kui minna nüüd veel keerulisemaks, et siis on meil olemas andmeteenused, et kuidas saada kätte siis need andmed masin-liidese kaudu, näiteks, et kui soovite teha mingisugust andmeliiklust või küsida näiteks ruumiandmeid, et siis andmeteenuste keskkonnad on selle jaoks meil. Kõigepealt on meil Kaia. Siin on natuke juttu Kaia kohta, kus kasutada ja siin on failid, näiteks siin on need samad tuleohukaardid. Ja siis on meil keskkonna ilmavaldkonna andmeteenused, need on siis JSON API-d
kus on ka praktiliselt kõik meie andmed, mis avalikud on. Ja siis selle kasutamine on juba keeruline, et see tahab saada tehnilist teadmisi ja see on niisugune, nagu mida arendajad tavaliselt kasutavad. Või siis andmeteadlased. Siis meil on avalik geoserver, siit leiab infot, et mismoodi kasutada ruumiandmeteenuseid. Ja viimasena on meil veel andmelood. Selle asja eesmärk on siis näidata, kuidas need andmed saab kasutada, praktilised näited. Asja mõte on siis see, et me populariseerime andmeid. Et kuna tavaandmed on, et siis me anname ette mingi koodinäidised, et näiteks kui ülilõpplased või andmeteadlased või kes iganes tahavad seda siin midagi teha, eks ju, et siis nad näevad ära, et kuidas see asja kasutada, sest igal andmel on oma eripärad, eriti ilmavaldkonna andmed siuksed mittestandardsed, sest neil on omad mingid rahvusvahelised protokollid ja eksootilised formaadid, nii et kui keegi tahab näiteks midagi teha, et siis see nagu aitab. Aga avaandmete osas ma olen vist põhimõtteliselt kõik enamus ära rääkinud. Et kui kindlasti, kui teil on mingisugust tagasisidet või tunnete, et asi on segane, siis andke teada meile, et me üritame parandada, et see on aktiivses arenduses ja igasugune tagasiside on teretulnud meile. Ja kui te ei leia neid andmeid siin, mida te tahate, siis andke ka teada, et siin on käinud tavaandmed, et kui teil on vaja juurdepääsu piiranguga andmeid, et siis selleks on nagu teised kanalid.